No nii, tere hommikust ka minu poolt. Väike asi käima hommikul, nagu näha, oleme Jõgevale jõudnud. Esimesed muljed kohe, töö käib, trimmerdatakse. Inimene nautis juba päikest kuskil seal. Aga mis ma ikka rohkem räägin, nagu alati nendes reisivideodes, uurime, mis Jõgeva saab teha, mis saab süüa ja kuidas saab sellest ilusat ilma nautida. Tere tulemast Jõgevale! Jõgeva linna pindala on 3,86 ruutkilomeetrit ja siin elab umbes 5000 inimest. Jõgeva linnas voolab Pedja jõgi. Jõgevalt on pärit Betty Alver ja Alo Mattiisen ning nende mälestuseks korraldatakse Jõgeval igal aastal Betty Alveri luulepäevi ja Alo Mattiiseni muusikapäevi. Jõgeval toimuvad Eesti naiste tantsupeod. 17. jaanuaril 1940 püstitati Jõgeval Eesti külmarekord, –43,5 kraadi. Jõgeva tuntumad inimesed on näiteks Hele Kõrve, Mihkel Kabel, Andrei Zevakin, Raul Vaigla ja Martin Algus. Head vaatamist! Ega nagu selgub nendes videodes, ma väga kuskil pole käinudki siin Eestis, mööda sõitnud. Aga Jõgeval ma olen arvatavasti seal samas Selveris käinud. Ja võib-olla peatanud kunagi. Aga ega ma niimoodi siin aega veetnud pole. Mida ma tean Jõgevast ise peast, ma mäletan alati, et räägitakse see külma linn. Ma ei mäleta, kas Monu tegi väikse nalja või päriselt oli, aga ta olevat siin kunagi ehitusel olnud ja siis ikka tõmbas siin –40 kraadi või midagi, et ma alati väiksena mõtlesin, et no see ei ole võimalik. Eks näeme, uurime, vaata, mis siin on. Täna on igatahes ilus ilm. Väike kütab ja vaatame ringi. Alati, kui tahate küll koristada siit midagi, vaadake, et rongi tuleks. Aga nagu näha, Jõgeva inimesed on kultuursed inimesed. 6 pakk rokki läheb hommikuks või õhtuks. Aga teeme head ka natuke juba, kui siia on tulnud. Peaparanduseks on see palju. 6 pakk niimoodi, aga noh, kes teab, äkki oli möödasõitja keegi või mööda kõndijasid, ega ei pea Jõgeva rahvas kohe siin tanki panema, et austame kõiki joojaid, kes joob Red Bulli, kes joob rokki, igal ühel enda maitse. Rongi peatuses maha ja ilusti on siltide tulemast Jõgevale. Väga hästi on näha, mis siin kõik on. Kultuurikeskus, turismiinfo täna meile väga sobilik. Betty Alveri muuseum, seda juba guugeldasime enne. Jõgeva muuseum siin. Aga nagu näha, number 16 on külmasammas, nii et ega Monu vist ei valetanud omal ajal. Et siin on isegi siin mingi rekord ära registreeritud ja sammas püstitatud. Vaatame tollegi üle. Tegelikult väga laiali midagi pole. Näeme, et kõik on siin keskel koos. Need numbrid 1, 5, 4, 13, 14, 11, 6. Et need on kõik siin lähedal tegelikult. Et see külmasammas on seal kaugemal ja Jõgeva muuseum on natuke kaugemal. Aga meil aega on, nii et hakkame uurima. Oleme siin paar samma kõndinud. See tundub selline kesklinnak, selline kogunemiskoht, kus tähtsamad on. Kohtu politseimaja on siin samas. Täitsa ilus Eesti lipp lehvib. Ka seal tornis siin Jõgeva maakonna oma siis arvatavasti. Ja näha, et Jõgeva linna sünnipäeva, mis tulemus või siin toimunud. Mõned sildid veel ja asjad. Aga noh, Koop juba siin enne oli Selver, tegelikult poodi on päris palju, mis mind üllatab. Ma arvasin, et siin on vähem. Krossi poodi nägime enne mööda sõites. Nii et siin tegelikult elu toimub. Väike purska on meil siin. Aga praegu lihtsalt pigem tutvumegi. Käime seal turismipunktist läbi. Uurime, äkki meil on eraldi mingi pakkumine tänaseks. Ja nii ongi. Kõnnime siin Jõgeva keskväljakul. Tegelikult on äge. Tänavapostide peal on siis Betty Alveri luuletused järjest välja toodud. Et kaugelt ei pannud tähelegi, aga lähedalt on väga ilus. Et kes teab, äkki õhtul siin isegi ju elendab midagi. Et väga hea lahendus tegelikult. Aga nagu te võib-olla mõned olete välja toonud ka ja näinud juba erinevates kohtades, et me pigem lähme nendesse Eesti sihtkohtadesse ja me pigem tuleme ise koha peal kogema seda asja. Me ei anna võib-olla teile sellist ajalootundi või selliseid fakte, mida Wikipediast igaüks saab lugeda, vaid me pigem tuleme siia, kaifime olukorda ja avastame seda kohta nagu turistid. Ja nii on. Kangro on juba tuntud nimi ju. Skulptor. Võidelge ja võitke. Eesti olümpiavärk mingi aine. See on väga ägedast tehtud. Näe, seal kultuurikeskuses on ka tegelikult veel mingi monument. Et avastamisrõõmu siin on, et kindlasti ilmaga ka meil vedanud, ega vihmaga ei taha midagi avastada. Aga vaata, mis kultuurikeskus meile pakub. Nagu omanikud juba kõnnivad keset teed. Uurime. Ma ei tea, kas see on see turismipunkt. Tundub loogiline, et siin oleks. Aga ei pruugi. Aga siin korralikud plakatid. Tegelikult siin on näha, et siis ikka iga päev, iga nädalavahetus toimub midagi. Vaatame kohe. Noh, siin saab isegi ju kinos nagu käia. Pannakse vist teos sinna seinale ja projektoris käima. Sest filme on siin aina, etendusi, näidendid, muusika.
noh, tuntud näod ju. Hendrik Tormer, Brigitte Sanna-Vint ka. Igal pool, Jõgeva kultuurikeskus 27 aine. Ilusti olemas siin. Ei, no siin on ikka piisavalt. Tervist. Tervist. Kas me panime Äire käima kogemata? Kas Äire läks käima meie pärast? Ja nii kui te sisse tulite, näitas ära meile kohe võõrad tosid. On jah? Et hakkas käima. Ei, meil on elektri see Selge. elektrikilbi vahetus. Siin on nagu infopunkt ka, saime aru, jah? Vägev. Meil on väike infopunkt, meil suur ei ole, aga mida te soovite näiteks? Tulime avastama lihtsalt siin, ma ei tea, ilusal päeval, mis siin teha annab, vaadata ringi lihtsalt või on midagi kindlat, mida peab kindlasti külastama. Looduspuhkus Jõgevamaal. Aitäh. Aga meil oli kaart ka, aga nad pidid tooma meile kaarde juurde, aga seoses sellega vist jah, nüüd ei Ei ole lugu. Ei hullu. ei ole hullu. Ma tahan ka. Teie olete niisugust rännupoisid, te võite veel seda igas keeles lugeda. Vene keeles. Ma arvan, vene keeles natuke jääb puudu, aga saab hakkama. Vene keeles jääb puudu, aga see keel ütleb midagi, jah? Loogia. Läti. Läti või? Ma vaatasin juba, et Soome Jõgeva kunta. Aga mis siin Jõgeva linnas võiks nagu vaadata, kui oled esmalt? Peti Alveri muuseum on siin üle raud. Kell 3 hakkavad lapsed proovi tegema, aga äkki 5:30 hakkavad lapsed meil kontserti andma siin Ongi. maja taga. Siin ikka elu käib. Aga suur tänu teile. Suured tänud teile, väga tore. Aitäh. Mis seal on siis Loodus, puhkama. Kena päeva. Kuulge, aga väga meeldiv. Tuled siia kultuurikeskuse sisse, kohe kartsin, et Äire läks tööle, piiksub, kedagi ei tule. Aga väga tore naisterahvas tuli vastu. Sai juba aru, et nagu rännumehed, seljakotid seljas. Küsisin infot natuke, juba voldikud käes, andis lätikeelsed, venekeelsed, ütles, et te olete rännumehed, te saate igast keelest aru. Et siin looduspuhkus Jõgemaal, tegelikult väga ilus. Suuremad rabad on siin näiteks välja toodud. Vaatsin Endla looduskaitsealad, et tegelikult on ju väga ilus loodus. No meie vist linnast välja seekord ei lähe. Meie linnast välja ei lähe. No me pigem alati üritame olla siin lokaalsed, kui me kuhugi jõuame. Aga väga meeldib sellised kohad Eestis, kus tegelikult on ikkagi keegi koha peal, mis meil täna on siin teisipäev ja kell on 11 saanud. Ja tegelikult lähed lihtsalt infopunkti, inimene ikkagi on seal, on valmis infot jagama. Mitte ei ole niimoodi, et infopunkt on olemas ja on kinni poole ajast, ei pead helistama. Et see oli väga tore üllatus praegu ja väga abivalmis. Mis me saime teada, et siin on kuskil mingi, ta ei ole vist päris militaarmuuseum, vaid selline mingi militaarteemaline näitus võib kuskil seal olla või igatahes peab koha peale minema. Ja uuesti soovitati Peti Alveri muuseumit, mida me juba netist leidsime. Tegelikult siin kultuurikeskuse kõrval on kohe butiik ka püsti. Vaata, mis siin toimub, äkki leiame midagi. No siin on ikka korralikult, ma ei tea, mida me üldse otsime täna endale siit. Jalanõus vist pole vaja. No, lauamänge on see. Lastemänged on tasuvad, lastele anname siin ikka. Ongi nii, jah? Väga kena. Väga lahe. Väga ilus. See kogu kaup on 1 euro meil õues. Kõik on 1 euro siin õues? Õues kõik kogu kaup on meil 1. Selge. Super. Ma vaatan ka, et siin on kraami korralik. Rulluusud 1 euro. Vaata. Näe, vaata pitsid, sellised. Jõgeva pitsid. Meil on siin igasugust teemat. Kuule, tassile alla. Sobib ju. Praegu midagi sellist silma jäänud, mida kohe krabada, vaata meil seljakotid seljas, et midagi sellist kätt, mis kohe Jõgeva ütleb kuhugi kirjutatud. Et äri käib tegelikult iga päev siin vist, nagu näha. Ja korralik raam on väljas, et kes siia satub, tulge julgelt siia ligi ja ajage juttu, et väga tore müüja oli meil siin. Noh, kõnnin ma siit Jõgeva Graffiti juurest mööda, päris äge tegelikult. Tundub, et 2019 tehtud siin ja autorid on siin all välja toodud siis. Ma eeldan, et need on autorid Ingmar Järve ja aitasid ka Toomas, Merle ja Kemal. Selline huvitav nimi. Lähedalt ei saa nii hästi aru, aga kaugelt nägi väga šef välja. Rongivedur meil siin ja tegelikult on ju väga kõva. Noh, ilusad kunsti on vahepeal eestlasel raske hinnata. Ise tahaks kõike teha. Kade hakkab võib-olla. Aga no õnneks pole kõige hullem. Seda annab ma arvan parandada ka, sest ülejäänud pilt on ikkagi ilus. Söögikohaks seekord Jõgeva olen valinud Saksa pubi. Internetis tundus selline
noh, kõige tuntum võib-olla Jõgeva siin legendaarne ja nagu näha, siis Tartus, noh, ka siin on see sama München siin, et Tartu pubides näeb ka seda tihti, aga siin on juba näha, täna avatud ja päeva pakkumine 4.40, suitsujuustuga täidetud kotlet, kõrvale siis arvatavasti kartulid või midagi sellist. Kotlet. Nii, tulime siin Saksa pubi hoovi, öeldi, et väljas praegu ilus ilm, hinge väkke välja sööma ja tõesti väga mõnus selline eraldatud ala, naudime. Mina võtsin ikka päevapraa kõrval ühe õlle, et siin naudime seda päevapraad ikkagi õlle kõrvale ja operaatorile võtsime sellise pubiroa, mis siin on grillitud sealiha siis, et soovitas teenindaja, et see on selline võib-olla kõige popim kaup, kui päevapraadi ei saa. Aga väga mõnus sees oli selline ruumi väga palju ja oli näha ka laud ja seal on nagu näha, et on kas DJ koht või siis live esineja saab tulla. Et teenindaja ütles ka, et ja ikka käivad esinejad ja mõnus. Ja nimi oli Saksa pubi, siis seina peal oli näha Saksamaa jalgpallikoondise särki, Saksamaa lippu, nii et kõik püsib teemas ja ootame ta toitu. Nii, toit on ilusti kohal, minul on siis päevapraad, nagu enne ütlesin, kotlet tellitud ja operaatoril näete ees grillitud sealiha, sibula, seente ja juustukattega. Friikartul kõrval, samuti värske salat ja külmkaste. Ja kõrval on siis operaatoril piim. Ja tisu. Mis ma enne unustasin öelda tegelikult, et väga kiirelt tuli toit kohale. Üks on ju päevakas, teine oli ikkagi pubiroog. Kuskil 5 minut läks aega ja liha on väga maitsev. Et mis meile endal meeldib, mis me just arutasime, et tuled ikkagi pubi kohta või sellisesse söögi kohta, siis tahad sellist liha, sellist mõnusat liha ja siin on tunda sellist mõnusat liha maitset, saad kõhu täis. Mul on mingi veerand soodud ja ma juba tean, et siit on energiat terveks päevaks. Saksa pubi, kõht sai täis, õll oli hea külm. Nüüd on energiat edasi liikuda ja nüüd liigumegi suunaga staadion. Noh, kõnnid nagu oma kodukohas. Mõnus, majad ümberringi, loodus, rohelisus igal pool. Laps tegi pahandust. Süüdistab mind kindlasti nüüd, et mina tegin midagi. Oleme natuke edasi kõndinud Jõgeval ja siin on siis näha Jõgev linnaraamatukogu. Ja tegelikult süsteem on ju tore, selline kompleks on kokku pandud. Siin on põhikool, natuke edasi on gümnaasium ja siis on veel selline täiskasvanute jaoks ka kool. Et väga mõistlikult lahendatud, ei ole niimoodi, et igal poole laiali puistatud sellised ühised asutused. Nii et lähme aga vaatame edasi, gümnaasium veel korra üle ja ka siin staadion peaks lähedal olema. Nii, siin on siis see põhikool, mille ma enne mainisin, raamatukogu kõrval kohe. Elu käib. Käib väga kahtlane mäng vist, mis mul tuli väiksena meelde. Meie ütlesime selle mängu nimeks 12 pulka laiali. Ma pole seda mängu väga kaua aega näinud. Point oli selles, et sa panid mingi puutoikad niimoodi peale ja lõid 12 pulka laiali. Ja siis see, kes oli kull või nii-öelda otsija, pidi need pulgad tagasi laduma ja siis võis hakata inimesi püüdma. Et ma olen seda mängu paljudele kirjelnud, aga paljud pole seda näinud või kuulnud isegi. Et ma Jõgeval just praegu nägin, et lapsed mängisid midagi sarnast. Et seda on tore näha. Kes on mänginud 12 pulka laiali? Kas ma olen ainult kiine, kas ma kujutan seda ette? Aga mina mäletan enda koduhoovis seal naabruskonnaga mängisime. Laiali ja karjusid 12 pulka laiali. Kas Tartu linnas on kuskil hokiväljak? Vot, see on tõesti vist hokiväljak. Kui me eksi, siis äkki me ühine tuttav käis isegi siin reportaasi tegemas talvel. Käis äkki katsetamas. Võib-olla ma panen praegu väga mäda, aga Jõgeva tuntud kui selline külma linnaine. Pigem hokikoondis on siin olemas, hokimeeskond täpsemalt. Ja talvel võib ju siin maga vabalt uisutada ja litrit peksta. Staadion siit kaugelt, me ei hakka väga lähedal ronima, lapsed väljas teevad, last teevad kehalise kasvatuse tundi. Tribüün on olemas, jalkavärad on olemas, tegelikult on ka see võrk olemas, et ketteheidet ja heitealasi teha. Et tegelikult staadion on korralik. Noortel tegelikult tegevust ju jagub. Korralik skatepark ka see tehtud, ei ole ainult üks rämp, on mitu hüpekat siin. Et ei saa nagu vingud, et pole midagi teha, ma arvan. Iga üks leiab endal siin midagi. Staadion on samal kõrval ja siin on nagu selline, kes tahab veits ekstreemsport võib-olla teha. Noh, kohe tehti meile üks trikk. Taanul paistab ka Jõgeva gümnaasiumihoone. Keegi lehvits meile ka sealt skatepargist, näitasin vastu. Aga ei hakka sinna lähema uurima, et näeb tegelikult väga ilus välja. On näha, et on tehtud siin ka kõpitsetud viimasel ajal võib-olla midagi. Et korralik. No ikka mida rohkem sa kõnnid siin Jõgeva linnas, sa näed, et elu käib. Rääkisin skatepargist, kõnnime 100 meetrit edasi, järsku on tenniseväljak ka seal. Noored harjutavad ja seal ei ole mingi üks tenniseväljak, seal on mitu tenniseväljakut ja järjest lasevad. Et võimalusi on tõesti palju. Nagu alguses seal kultuurikeskuses öeldi meile, et soovitatakse sellist militaarmuuseumit, siis, kus on militaartehnikaga võimalik tutvuda. Helistasime, öeldi, et täna on kinni, et me ei hakka sinna ronima. Aga tegelikult oli väga äge, koha nimi oli Pommiauk, et ägedalt sellise seostatud militaarteemaga.
aga jah, nagu juba ütlesin, kinni me ei hakka sinna ronima, aga nüüd me lähme teisel pool Jõgevat nii-öelda ja otsime selle Pedja jõe üles. Ilm on kuum, võib-olla jahutame natuke ennast, lähme ujuma, kastame jalgu ja ongi korralik tiir Jõgevale peale tehtud. Siin järjest kõnnid ja avastad, ma ütlen, et esiteks peame võib-olla vabandama, et me ei jõua kõik ära filmida ülessegi ja näidata, mis Jõgeval on, aga keset keskväljakut lihtsalt. Male nuputaine, pane siia maha, siin on ilusti tegelikult mustad ruudud näha ja valged ruudud ja mängi oma sõbraga. Malet ei oska mängida, kasutagu kabenuppe ja ongi jälle terve päev sisustatud. Ega kaugemale siit ei pea minema, juba näha on midagi ägedat. Kesk-Eesti ärikeskus. Et sellise nimega ettevõtted tahaks igaüks omada. Tundub, et siin vist midagi toimus, samas aken on seal lahti ja on ka seal kleepekas pandud. Kes teab, kes teab. Business käib. Business käib. Et siin on näha, parteid on sõbrad. 2 akent vahet. Isamaa, vasakul kohe EKRE ja kõige all Kesk-Eesti ärikeskus. Sõbrad. Siin need rahad liigud Jõgel, et kuidas need uued staadionid valmivad, kuidas keskväljakut korrastatakse. No siin parteid panevad asjad paika. Ja ärikeskus rahastab. Ärikeskus rahastab ülesse poole. Nagu enne mainisime, Petja Alveri muuseum on ka siin ja see on äge tegelikult. Siin samas majas 1906. aastal sündis Petja Alver ja sellest on tehtud siis selline muuseum. Aga nagu jällegi, me ei hakka sinna sisse ronima, muidu võib-olla hakkame väga kirjanduse tundi tegema, ajalootundi, aga tahame näidata lihtsalt, et Jõgeval on selline võimalus tutvuda täpsemalt tema loominguga. Eks siin tea, kuidas omal ajal asi käis, aga äge, et on jäetud nagu alles sellist autentsust ka selle hoone juurde. Nunnu maja. Jah, Nunnu maja. Aga seal on ka jälle mingi huvitav hoone tegelikult, nagu vana raudteevaksal või mingi selline postkontori sarnane, vaata, mingi kiri peal. Aga siin on ka mingi platsik jälle. Ma ütlen, siin ikka Jõgeval saad istuda maha, rahulikult nautida. See on mingi riigiasutus. See riigiasutus, jah, näha Eesti vappi. Vot kus lugu, kus nüüd õpib. Väga ilus lause, väga ilus slogan nii-öelda. Paindusime, kuid ei murdunud. Karm, aga väga hästi öeldi. Siin on näha siis Transpordiameti teenindusbüroo. Kaugelt nägime, et on mingi riigiasutus. Aga nagu enne mainisin, tegelikult näeb väga äge maja välja. Suuremates linnades võib-olla ei leia enam neukisiooneid, et just selliseid, kus ametnikud sees on või sellised riigiasutused. Aga siin on äge näha. Kõnnime rahulikult jõe poole, aga haljastustööd käivad. Hoitaks ikkagi korras seda elu siin, aga näe, vasakul on näha nüüd maha jätud hoonet ka, polegi väga tähele pannud siin Jõgeval. Jõepood. Vaatame kohe. Et see tundub selline võib-olla pigem selline juba elamute rajoon, et siin väga korterma enam ei näe, siin viimane on, aga sealt läheb edasi ainult elumajad. Siin on juba klaasid sisse löödud aine. Siin mingid... Ei, siin oli kindlasti, no vaata juba siin astmeid, no siit said igale poole sisse, siit on rohtu kasvanud ja niimoodi pole enam käidud, aga noh, siin oli põhipunkt oli kindlasti talongigagi omal ajal käidud äkki, noh. Väga kõva. Ma ei tea, kas sisse saab kuskilt vaadata natuke, vist ei saagi. Tühjaks tehtud ka täiesti. Täitsa tühi on seest, aga väga lai ja suur, ma ütlen. Ikka tõeliselt suur. Selline praegusest külapoest, mis sa kuskil leiad maakohas, on ikka 2-3 korda suurem seest. Noh, väike reklaam, kes tahab osta, vuntsid üles, tulge aga. Inimesi tegelikult ju Jõgeval on ja elu käib. Ja see rajoon mulle meeldib, rahulik, linnud laulad, praegu täpselt tulid. Koduaiad on ju suured, jalka värav taha aeda ja elu ilus. Hinnad olid siin siis? Huvi pärast jah, mõtlesime, et mis need asjad siin maksavad, korterid eelkõige. 21 000 oli äkki mingi 2-toaline, kui ma ei eksi praegu. Ütleme jah, kuni 40 see on väga normaalne. Jah, noh, ütleme, kui sa tahad ikkagi luksust siin tulla juba, et see on korralik 40 000 eest. No sellist sa ei leia ikka suurlinnadest niimoodi. Ja tegelikult, mis ongi huvitav, on see, et maksad siin 35 000 ära mingi korteri eest, 3-toaline, 2-toaline. Ja tegelikult siin on olemas ju koolid, põhikoolist gümnaasiumini. Ma ei tea, mitu poodi siin oli, me nägime 4 poodi vist. Lastel oli skatepark, tennis, noh, siin saab kindlasti võrku kuskil mängida, jalgpalli sai staadionil. Et harrastada saad seda, mida soovid, saad ära elada rahulikult siin. Et kõik on olemas ja kinnisvara hind on pigem sobilik. Ja siin ainult ütlesime, et uuendused, Jõgeval uuendused, aga noh, mõni asi võib jääda ikka vanaks ka. Sild näeb selline vanem välja, aga Pedja jõgi siin all siis voolamas. Enda ise arvasime, et võib-olla on rohkem vett, et ei ole nii rohtu kasvanud, aga eks ta oleneb kohtades ka. Aga nagu näha, jalad saab ikka vette kasta, nii et selle sulpsu teeb ikka ära. Jalad pole enam nii noored ja no, siit on ikkagi rada meile sisse tehtud kalamehe poolt või kellegi. Egas midagi, jalanud jalasti ühe sulpsu teeb ära. No siit on perfektne. Noh, kuidas vesi on siis? No, ei ole kõige külmem. Mõnus.
noh, siin annaks magada küll ju silla all. Värskenda, seda oli täpselt vaja. Ega ei oleks tahtnud üleni praegu sisse kasta, oled läbi märg ja veidi halvemisega võib-olla. Jalad täpselt jahutasid maha. Nii, jões käidud jalgadega. Väga mõnus, järjekordne seiklus on läbi. Tahame tänada Jõgevat. Meil oli siin tõesti tore ringi avastada, nagu alati ütleme. Kindlasti on siin avastada veel ja veel, seega soovitame siia tulla. Aga ega midagi rohkem olegi, vaid näeme uues kohas. Peatse kohtumisel.